Tšau Tarmo, laadijat on laenata või? Võta särtsu. Thanks mees. No nii, meil on särtsu pidu. ID3, seda te olete juba korduvalt näinud, sellest me rohkem ei räägi. Aga täna on meil selline hübriidauto siis silmapiiril. Lynk & Co 01 mudel ja mudeli aasta on ka nendel autodel oluline, et see on siis 2022 mudel. Et lähme teeme veidi tutvust ja siis lähme vaatame, kuidas selle autoga ka sõita on. Räägiks siis natuke autosalongist ja sõidukogemusest ka. Salong on siin selline avar, päris kaugele ulatub siin, meil on panoraam. Siin on kasutatud palju selliseid ökoloogilisi ja ümbertöödeldud materjale. Et igal pool on selline jätkusuutlikkus on teemaks natuke olnud. Et nii istmed kui igast armatuur, et rooli peal vist oli päris nahku kõige rohkem, nagu ma mäletan. Üritab olla nagu luksuslik, aga samas ta tegelikult segmendi poolest on ikkagi, peab jääma nagu nii-öelda Volvole alla oma klassilt auto. Aga nad on seda nagu niimoodi hästi teinud. Ei ole selline tunne, et oled nagu sellises Volkswagen ID3-s. Et see on see minu nagu kõige lähim võrdlusmoment praegu. ID3 või Škoda vahe isegi on ka aru saada, et siin ei ole päris nagu nii plastik võib-olla, mis mulle meeldib, et siin on kuidagi teistmoodi tehtud seda. Ikka on nagu kerged uksed ja kui sa koputad, siis sa nagu midagi kuuled ikka. Üldiselt need autod tulevad enamasti täisvarustuses, et üks variant oli Linki poolt siis teha renditeenust, kus sa saad teenuseid osta, aga saad ka lihtsalt auto välja osta ja ei maksa kuumaksed selle eest. Eestis on siis EUS toob neid siin koha peale ja saab nagu seda autot nende kaudu siis proovida ja osta. Aga räägi mulle sellest Infiniti kõlaritest korraks, et sina vist sõitsid teile natuke pikemalt, et kuidas oli? Täitsa hea. Selline päris stock heli moodi ei olegi isegi. Et siin on päris palju neid kõlareid, mängib kõiki neid erinevaid sagedusi täitsa hästi. Elukaaslane ütles ka, et täitsa hea heli on, et ta tuli autosse öösel, sõitsime natuke ringi, oli meeldivalt üllatunud isegi. Mis veel meeldis, et tegelikult päris vaikne, et maantee müra nagu ei tule, tuult kuuleb natukene. Kõige vingem asi selle Lynk & Co puhul on see, et tegelikult tegemist on siis tütarfirmaga Volvole. See on siis üks suur grupp, aita mind nimega. Oi, ei tea, aga Keeli oli ka nende sees. Just, ei ongi see on õige juba minu meelest. See oligi omanik, jah? Mis oli siis Volvo. Just, ja siis tegelikult nende ownership ja tänu sellele nad saavad siis eri brändidel ja eri sellistel grupifirmadel siis enda intellectual property't liigutada. Ja mis see tähendab siis selle auto jaoks on see, et siin all või veermikus on tegelikult Volvo XC40. Ja me kindlasti vaatame ka veel mõnda spetsiifilist nuppu ja asja, mis tegelikult ongi puhtalt otse Volvost tulnud. Aga kui me nagu mõtleme Volvole kui brändile, siis oleme ausad, see baas on nagu väga hea saanud. Ta on Volvole umbes nagu võib-olla Toyota Lexusele natuke või midagi sinna kanti, et võib-olla Volkswagen Audile umbes nii. Salongi poolest siis veel tegelikult siin on need värvilised sisuvalgustused, et sa saad kõiki värve valida ja need presetid on ikka hästi toredad, et öösel sõitus oli mõnus. Ja mis mulle endale meeldis sõidust oli see, et siin need esituled, mis on kapoti pealt natuke näha, siis öösel sa näed seda nende gabariidivalgust ka ja see on niisugune päris äge. Wow. Ja. See on päris huvitav. Minul on see, et ma tulen vaata ID3-lt, mis muideks saab maanteel väga okeilt hakkama, aga see auto vist nagu natukene särtsakam. Ta on ikkagi, sa oled kõrgemal, sa oled selline nagu linnamaasturi roolis. Kui sa sõidad selle enda väikse kardiga, selle ID3-ga igapäevaselt, siis ausalt öeldes siin autos on parem olla. Ja samas uue auto hind on ikkagi selle auto kasuks, kui ma ei eksi. Hetkel neid on siin müügis 25 kuni 35 000-ni. Keskmiselt on nad siis kuskil 30 ringis, et siis see Volvo võrdlus sinna juurde, et kuskil 35-37 000. Need on keskmiselt mingi 5-7 000 odavamad nendest XC40-test. Samas nagu mingisugused eelised on ka,
et range lihtsalt elektri pealt on parem. Garantii tehase poolt, et kui Volvo annab sulle 2 aastat, siis Lynk & Co annab 4 aastat garantiid ja see läbisõit oli ka väga mõistlik seal. Ja siis tegelikult, kui nagu lihtsalt filosofeerida, siis XC40 oli nagu väiksema wheelbase'iga veidi. Ja, et mingi paar senti on pikem ka see auto. Et sa nagu saad kõik asjad paremad, kui sa oled nõus acceptima selle uue nime sellel auto. Turvatestid läbis ka see auto Flying Colors. See on see, mida nagu Volvolt hästi saada. Need juhiabid tegelikult on väga head, et see adaptiivne püsikas on selline, käitub nii, nagu sa ise käitaksid liikluses, et ta ei jäta nagu liiga hiljaks pidurdust ja sa mõtled, et kas ma sõidan kuskil sisse või ei sõida. Leinassistide kõik asjad on ja pimenurgad on ka olemas, et käituvad nii, nagu sa tahaksid, nad käituksid. Muideks panoramkatus on selline, mis käib lahti. Et viimase aja trend on Teslasid vaadates ja mõeldes, siis ega sa seda panoraami enam lahti ei tee. Sellel autol teed. See on ka nagu eelis väike, on, jah? Minu silmis on, eks selle süke vaidlemispunkt, et kes ütleb, et mind häirib see nii-öelda lat seal 2 klaasi vahel on ju. Et eks ta ole selline maitse asi, aga mina jah, võib-olla sellisel palaval suvepäeval korraks isegi teeks lahti. Kujutleks ette, et ma olen kabrios. Jah. Nagu Rasmus mainis, siis sa ei saa lisavarustust siin väga spekkida. Auto tootmine ongi läinud seda teed, et pigem paneme kõik peale ja siis sul ei ole seda küsimust seal, et kas sa oled nõus maksma selle raha juurde. Ja ilmselgelt see tähendab ka tootmise jaoks ju seda, et sul on lihtsam seda toota. Sa oled 2 päeva ringi sõitnud, sul on kütusepaak täiesti täis. Jah. Ei, seda oli väga imelik vaadata, kus juures, et see range ei lähe alla lihtsalt. Hetkel on meil siis hübriid üsna tühjaks sõidetud minu poolt ja siis me sõidame nagu bensiini pealt. Ja keskmine on 5,1. Tehase kombineeritud keskmine oli arvutuslikult nende standardite järgi oli liiter. Et aga seal on loomulikult see element, et see auto on hübriid, et siin on mõeldud, et sa öösel laeta täis. Päeval sõidad tühjaks ja sul tegelikult kütuse kulu ei olegi. Ja sul on see bensiinimootor siis selleks, et vajadusel, kui sa lähed pikemale sõidule, siis see aitab sul kõik sõidud niimoodi ära teha, et sa ei pea muretsema. Ainult elektri pealt selles pure režiimis siis saad umbes 65 kilti sõita realistlikult. Võib-olla talvel ta siin annab sulle 10-20 kilti vähem, oleneb kui kärepakane on. Kui sa linnas sõidad lihtsalt, lähed tööle tagasi, poodi, trenni, võib-olla vaja lapsi või kedagi ära tuua kusagilt, et kõik saad tehtud ja õhtul laed ja tasuta sõidad. Täitsa mõnus. Suur see head-up või tähendab digitaho head-upli ei ole just. Ja siis sul on siin selline väga suur Tesla-lik ekraan, mis on veits aeglane. Aga selles mõttes ma usun, et siin tuleb neid tarkvarauendusi ja kõike veel jooksvalt peale. Voice command on ka. Hey Frank. I'm here. What's up? Okay, first stick your hand outside. If it gets white, then it's snowing, and if it gets wet, then it's raining. Invisible hand means it's foggy, and if your hand is moving, it's windy. Siis on teada, et ilma teada. Ma arvan, et pigem kui ma käe välja panen, siis ma saan täna päikest. Et väga ilus ilm on. Siin on mingisugune selfie mode ka. Jah. On selfie mode'i ka. Aga kusjuures sõidu ajal ei näitagi selle oma videot. Vahepeal ma tean, sa näed selfie vaadet ja sa näed ka siis eestvaadet, näiteks sõiduvaateid, et kuskil saad mingi raja klippi teha selle autoga, kui tahad. Võtsin nii hea kurvi praegu, et ma ei jõua ära oodata, millal ma seda videot juba näeksin. Näiteks need nupud siin, need on täielikud Volvod. Ma lihtsalt nagu kohe tuleb meelde. Ja siis, kuna see auto on nii vaikne, siis kui sa suunad üle sisse paned, päris vali on. Samas siis sul ei unusta ära, et sul kuskil suunatuli töötab, eks? Teeme siis selle ukse lahti ja siis laseme Rasmuse ka tuppa.
Kas me jätsime selle elektri, selle luugi lahti siis, kui me laadi ära võtsime? Jätsime. Tegime siis kiire pesu, kasutasime Geon Foami, Geon Baiti ja Quick Detailerit, et saaks ikka puhast autot filmida väljast ka. Läigib. Jaa, metalliks sinine, väga ilus. Geoni Quick Detaileri panime peale. Ja. Hästi lihtne siuke kuivatamise protsessis. Aga meeletunult nagu mõnus on vaadata seda läikivat autot. Aga sisuliselt ongi siis selline elektrist inspireeritud disain, ma ütleks. Täpselt see sinine on igal pool velje sisse toodud piilarisse. Väga elektrisinine. Ja samas auto on ka sinine, eks? Ja. Kusjuures minu arust BMW tegi nagu halvasti selle, et nad tegid teist värvi kroomi, aga siin on see välja tulnud. On, jah. Sobib ja tegelikult ju ma ei taha küll sisust rääkida, aga ma pean. Et kui sa siia sisse piilud, siis vaata istme seda ülemist osa. Et siin nagu läheb kogu see disain tegelikult väga ägedasti kokku. Mis siin veel silma hakkab? Hakkabki selline Qashqai nii-öelda selline linnamaasturi stiilis, natuke väiksem kui võib-olla kõige suuremad Volvod on. XC40 on tal siis pikkust rohkem. Ehk siis siin on ruumi tänu sellele rohkem. Ja sinna mahub nagu täiskasvanud inimene ilusasti sisse. Isiklikult mulle meeldivad need tagatuled, jälle selline moodne disain siin. Öösel on näha. Ja nii, siin on ka väga hea. Kaamera käes leedib muidugi vilguvad, aga see on kaamera viga, et tegelikult põlevad ilus hästi. Ja see on siis tagurdamise valgusti, kui ma ei eksi enne. Jah. Väga äge. Kaamera on ilusasti olemas, tagaluuk on elektriline mõistagi. Üks asi, mis mul silma jäi, on see, et aidake meid kommentaariumis, mis brändi nupuga on tegemist. Ja Volvo DNA-d igal pool on, jah. Keyless entry. 4 korda, kõik uksed. Just, et ikkagi mäletame seda aega, mil sai ainult esimesest uksest keylessi. Võti on siis väga inspireeritud jälle millestki, et väga stiilne selline äge võti. Ja tegelikult siin on omad seosed nagu logost ilmselt. Väga kasutama ei pea, kuna keyless entry, keyless start on peal autol, aga ikkagi ilus. Laadimispordid, et seda autot siis saab elektriga laadida ja siis saab teda veel ka mõnusasti bensiini tankida. Laadija on niimoodi, et on 3 magnetiga kinni, on näha ja siis siin on see tavaline Type 2 laadija. Lähme vaatame, mis seal pagasnikus on, et millega teda siis laadida saab. Type 2 on standard, et selles mõttes seda saab siis igal pool nendes kiirlaadijates laadida ja kõike muud. Aga tegelikult on tal ka siis kaasas see, et sa saad teda nagu kodus MacBooki laadida. Kui oma laadija on, saad mingi 4 tunniga nullist, siis sa saad oma 65-75 kilti sõita jälle. Ja oma kodulaadijas oli meil 11 kilovattine see nii-öelda max charge, et kohe kui selle saab 22 peale, siis ta on vähem kui 2 tunniga täis. Jep. Motor. Kinni ei olegi, 2 korda seda ja saab kohe lahti. Castrolit rekomenditakse. Rihm on ka, rihmu peab vahetama. Huvitav, mis rihmavahetusvälp on, kui sul bensiinimootor ei tööta, aga muudkui sõidad elektriautoga siis kilomeetreid läbi. Räägiks korraks EUS-ist ka, et nemad andsid meile selle auto, et me saaksime sõita, kogeda, rääkida teile sellest. Aga mis nad teevad, siis müüvad vähe kasutatud autosid, nad on eelkõige Volvode spetsialistid just. Ja siis nüüd ka tütarfirma Link & Co spetsialistid, eks? Et eks ta tuleb orgaaniliselt niimoodi. Müüvad vähe kasutatud autosid, reeglina saab garantii autoga kaasa ja teevad ka hooldust. Et selles mõttes sa saad selline kliendina nagu täispaketi. Üks auto jälle nähtud,
andke kommentaarides märku, mis teie sellest autost arvate. Külastage äkki Euesti või nende lehte. Tulge meie poodi. Tulge Okei, väga seilsiks läks ära. Ja andke meile märku, mis autosid me järgmisena niimoodi uudistama peaks. Et ega me ise ka vaikselt lihtsalt jälgime, mis toimub ja tahame nagu kaasas käia nende trendidega. Suvi on ees, kindlasti igasugust contenti tulemas meie poolt. Just, aga siis järgmiste videodeni. Ja, näeme. Ciao. Ciao.